Tere, minu nimi on Rauno Künnapuu ja olen Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik ja räägin siis lähemalt teile täna keskkonnahoidlikest riigihangetest. Mis see keskkonnahoidlik riigihange siis õigupoolest on? Keskkonnahoidliku riigihanke näol ei ole tegemist mingisuguse eraldi hankeliigiga, vaid see on täiesti tavaline avaliku sektori poolt läbi viidud hange, kus siis lisaks kõigile muudele tingimustele siis arvestatakse ka keskkonnanõudeid. Ja keskkonnahoidlikke tingimusi saab siis kasutada kõikides riigihanke etappides, et neid tingimusi võib siis kasutada tehnilises kirjelduses, lepingutingimuses, kvalifitseerimise tingimuses, hindamise kriteeriumitena või ka siis vastavusnõuetena. Ja keskkonnahoidlik riigihange tähendab siis minimaalse keskkonnamõjuga toodete või teenuste hankimist. Ja seega on siis ka defineeritav menetlusena, mille abil riigiasutused hangivad siis kaupu, teenuseid ja ehitustöid, millel on nende olelusringi jooksul väiksem keskkonnamõju võrreldes muul juhul hangitavate sama ülesandega kaupade, teenuste või tööde puhul. Kuigi keskkonnahoidlikud hanked on reeglina vabatahtlik vahend, on neil siis Euroopa Liidus keskne roll jõupingutustes saada ressursitõhusamaks majanduseks. Ja see võib siis aidata stimuleerida kriitilise massi nõudlust säästvamate kaupade ja teenuste järele, muidu oleks siis raske turule tuua. Ja nad on tugev stiimul siis ökoinnovatsioonile. Ja räägime siis natukene ka erinevatest hankeliikidest. Kõige laialdasem mõiste on siis jätkusuutlik hange. See on siis hankeprotsess, mille käigus avaliku sektori asutused püüavad kaupade, teenuste või ehitustööde hankimisel kõikides etappides saavutada sobivat tasakaalu säästva arengu 3 samba, majanduslik, sotsiaalne ja keskkondliku aspekti vahel. Majanduslik keskkonnahoid või majanduslik kokkuhoid on niigi siis nii-öelda kõikide riigihangete kõige olulisem eesmärk. Kuid siis jätkusuutlikes hangetes arvestatakse lisaks keskkonnahoidlikele kui ka sotsiaalseid aspekte, näiteks siis fair trade. Natukene kitsam on keskkonnahoidlik riigihange. See tähendab siis seda, kui riigiasutused ostavad kaupu, teenuseid, mille keskkonnamõju on kogu nende olulusringi jooksul siis väiksem kui sama otstarbega teistel kaupadel või teenustel. Ja on osa siis jätkusuutlikest hangetest, aga hõlmavad ainult siis nii-öelda keskkonnahoidu, kuid mitte siis sotsiaalseid või ühiskondlikke aspekte või kriteeriumeid. Kolmas liik on ringne. Ja ringne hange on siis osa nii jätkusuutlikest kui ka keskkonnahoidlikest riigihangetest. Keskendub siis selliste toodete või teenuste hankimisel, millel on siis pikem eluiga, kõrgem väärtus või siis mis panustavad nii-öelda ringset energia- või materjalivoogu. Kuna ringhanked on suunatud keskkonnamõju vähendamisele, on kõik ringhanked ka keskkonnahoidlikud, kuid kõik keskkonnahoidlikud hanked omakorda ringsed hanked ei ole. Näiteks kui hanke eesmärgiks või kriteeriumiks on müra vähendamine või bioloogilise mitmekesisuse suurendamine, siis sellised hanked ringsete hankete hulka ei lähe, vaid nemad on siis nii-öelda keskkonnahoidlikud hanked. Ja 4. liik on siis innovatsioonihange ja on siis selline hange, mis võimaldab osta uuenduslikke, uusi või alles väljaarendamisel olevaid tooteid
ja innovatsioonihanked siis aitavad kaasa uute tootete kujundamisele. Nad võivad otseselt kattuda ka siis ringsete, jätkusuutlike ja keskkonnahoidlike hangetega, kuid mitte alati. Ja kui hankes siis saavutatav innovatsioon aitab vähendada keskkonnamõjusid või on suunatud ringsete toodete või teenuste hankimisele, siis on ühtlasi tegemist ka keskkonnahoidliku või siis ringse hankega. Ja natukene mõne sõnaga ka keskkonnahoidlikest hangetest Eestis, et mis on siis eesmärgid ja taust. Ja avalik sektor on suur tarbija ja avalikul sektoril on siis ka võimekus kujundada ja muuta turgu. Ja 2020. aastal viidi Eestis läbi 8323 riigihanget maksumusega 3,7 miljardit eurot. Ja see moodustab siis kokku 14% Eesti sisemajanduse kogutoodangust ja 32% Eesti riigieelarvest. Ja kõigist läbiviidud hangetest olid keskkonnahoidlikud kõigest 4,5%. Ja keskkonnahoidlike hangete peamiseks eesmärgiks on siis propageerida keskkonnahoidlikku mõtteviisi ja tagada ühtlasi ka siis keskkonnasäästlike ressursside kasutamine. Ja riik peab olema sellel teekonnal suunanäitajaks. Nagu varasemal slaidil märkisin, on valdavalt keskkonnahoidlike kriteeriumite kasutamine hangetes vabatahtlik. Tegemist on siis nii-öelda vabatahtlike meetmega. Aga küll tuleb alates 1. jaanuarist 2022 siis arvestada riigihanketes keskkonnamõju vähendamisega ehk on siis kehtestatud kohustuslikud keskkonnahoidlikud kriteeriumid 4 tooterühmale ja nendeks on siis mööbel, puhastustooted ja teenused, kontori IT-seadmed ning koopia- ja joonestuspaber. Ja nõuded kehtivad siis avaliku sektori ja võrgustikusektori hankijatele. Ja see määrus siis kehtib üle riigihanke piirmäära jäävatele riigihangetele. Ja määrus ei kohaldu, kui asju ostetakse või teenused tellitakse Eesti Vabariigi välisesindusele. Hange on siis seotud riigi julgeolekuhuvide või riigisaladusega. Ja määrus annab ette siis nii-öelda nõude, aga määrus ei määratle ära, millises riigihanke alusdokumendis seda nõuet kasutada. Ehk siis see oli ka, mis varasematel slaididel räägitud, et nõuet võib kasutada siis kas ütleme tehnilises kirjelduses, lepingutingimusena, vastavustingimusena, et see sõltub kõik siis nii-öelda hankijast, et kuidas ta seda asja teeb. Ja mõningaid fakte ka siis ehitussektori kohta. Et ehitustööstus on siis Euroopa Liidu majandusele väga oluline. Sektor annab siis 18 miljonit otsest töökohta ja moodustab siis umbes 9% Euroopa Liidu SKP-st. Ja samuti loob siis ka uusi töökohti, soodustab majanduskasvu ning pakub siis lahendusi ka sotsiaalsete, klimaatiliste ja energiaprobleemide lahendamiseks. Ja hooned moodustavad siis Euroopa Liidu energiatarbimise lõpptarbimisest suurim osa, 40%. Ja nad toodavad ka ligikaudu 35% kasvuhoonegaasidest. Et teatud tegelikult, kui arvestada, ütleme, tervet seda elutsüklit,
hoonete elutsüklit kuni siis ütleme toorainest kuni lõpus utiliseerimiseni välja, siis tegelikult isegi selle energia tarbimise osakaal tõuseb 50-ni, kasvuhoonegaaside osakaal tõuseb 40%-ni ja neile kulub siis ütleme 1/4 toormaterjali kasutusest, 1/3 vee kasutusest ja 1/3 jäätmetekkest. Ja hoonete siis keskkonnamõjudest. Kõige suurema ja kõige olulisema keskkonnamõjuga on siis seotud energia kasutamisega selle hoone nii-öelda töö ajal. Et olulisemad mõjurid on siis valgustus, küte, jahutus, ventilatsioon ja nende osakaal siis muutub eelkõige siis seoses hoone soojuspidavuse ja asukohaga kliimavööndis. Ja seega siis näitab, kui tähtis on arvesse võtta hoone üldist energiatõhusust, mis võib siis hõlmata puhtama energia tootmise võimaluse. Teiseks ükseks hoonetega seotud keskkonnamõjuks on siis ehitusmaterjalide tootmine. Ja see on siis tähtsuselt järgmine keskkonnamõju. Ja see on siis seotud loodusvarade kasutamisega ja heitega ning ökosüsteemile avaldava mõjuga, mida siis põhjustab toorme kaevandamine, töötlemine ja vedu. Kolmandaks keskkonnamõjuks on toormevedu tootmiskohta ja ütleme, tulebki siis suuremahuliste ja raskete ehitusmaterjalide puhul arvestades võtta siis mõju, mis tuleneb siis toormeveast tootmiskohast. Ja selliseid materjale siis üldjuhul tavaliselt veetakse veoautodega, mille tagajärjel tekib siis kütuse põlemisel heide, mis on materjali tootmisel tekkinud heitest üldjuhul suurem või samaväärne. Ja kui neid, ütleme, materjali veetakse kaugemale kui 25 kilomeetrit, võivad siis veo käigus tekkinud heitkogused oluliselt suurendada hoone peamiste ehitusdetailide tootmise etapi keskkonnamõju. Järgmiseks keskkonnamõjuks on siis ehitamine. Ja seal peab ka arvestama nii-öelda maakasutuse muutusega kui ka ehitusel üldise energiakasutusega ja jäätmetekkega. Ja veel üks tegur, millega tuleb kindlasti arvestada, on ka hoone ja selle ehitusdetailide eluiga, mida võib siis nimetada ka kasutuse eaks. Et mida pikem on eluiga, seda väiksem on nendega seonduv olelusringi keskkonnamõju. Ja viimaseks tooksin keskkonnamõjudest välja jäätmekäitluse. Et üldjuhul mingi hetk hoone jõuab siis sellisesse staadiumisse faasi, kui see hoone on vaja siis nii-öelda lammutada, siis lammutamise käigus tekivad jäätmed. Kindlasti nende jäätmete tekkimisel ja käitlemisel tuleks arvestada jäätmepüramiidi ehk siis soovitatavad tegevused on korduskasutus ja jäätmete, ütleme, ringlussevõtt ja taaskasutus. Ja kõige viimane siis alles nii-öelda jäätmete kõrvaldamine või energiakasutus. Ja siin olen pannud välja ka mõned olelusringi peamised keskkonna mõjutavad tegurid, et see on toodud välja Euroopa Komisjoni keskkonnahoidlike hangete koduleheküljelt, et seal on loodud 20 tootegrupile sellised keskkonnahoidlike kriteeriumid
ongi loodud jah, keskkonnahoidlikud kriteeriumid 20 tooterühmale. Need on niimoodi välja töötatud ja neid saab kasutada hangetes, et neid kriteeriumid siis enda hangetesse integreerides. Siin on siis näha need peamised keskkonda mõjutavad tegurid vasakul pool ja siis paremal pool on näha siis, kuidas nii-öelda neid hankega nii-öelda vähendada, et ja tõin välja ka ühe sihukese olelusringi, hoonete või ehituse nii-öelda olelusringi, kus on siis näha nii-öelda toorme kaevandamisest kuni siis nii-öelda lammutamise ja korduskasutuseni või taaskasutuseni välja ja siis on näha siin ka seda, et kõigil neil faasidel on siis nii-öelda oma keskkonnamõju. Et ei ole ainult niimoodi, et hoone on ja siis see on keskkonnamõju, vaid need kõik ütleme, tsüklid või protsessid tegelikult on oma mõjuga, mis tulevad kuni toorme kaevandamisest kuni lõpuks siis utiliseerimiseni. Ja tõin sealt samast komisjoni juhenditest just nende hoonete keskkonnahoidlike kriteeriumite juhendist välja ka nii-öelda näited, et siin on näha siis 2 näidet, et need peaks olema tehnilise kirjelduse näited, et siin alumine on veesäästuseadmed ja on siis näha, et milline see tingimus nii-öelda hankes võiks olla, et kõik sanitaarsõlmedes ja köögis kasutatavad veeseadmed peavad olema varustatud veetõhusate lisaseadmetega, mis vastavad kraanide, segistite ja dušide ning tualettruumide loputusega pissuaaride kohta kehtestatud kriteeriumitele. Ja siin on toodud siis välja ka need Euroopa Liidu keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid kraanide, segistite ja dušide ja tualettruumide ja pissuaaride kohta. Et need on samamoodi seal komisjoni koduleheküljel leitavad ja kättesaadavad ka eesti keeles. Et reeglina ongi niimoodi, et alguses on nii-öelda see kriteerium või nõue ja siis alumine on pandud ka väike kirjeldus, kuidas seda nõuet siis nii-öelda kontrollida. Siia olen toonud välja siis ka mõningad leheküljed, kus huvi korral on võimalik keskkonnahoidlike riigihangete kohta informatsiooni leida. Et esimeseks olen kohe toonud välja Keskkonnaministeeriumi kodulehekülje, mida ka ise soovitan. Et sinna siis seda lehekülge ka samamoodi regulaarselt uuendatakse ja pannakse üles uusi koolituste materjale näiteks. Teiseks on siis Euroopa Liidu keskkonnahoidlike kriteeriumite kodulehekülg, millest ka siin varasemalt mitmel slaidil viitasin. Et seal on siis leitavad nii-öelda need keskkonnahoidlikud kriteeriumid 20 tooterühmale. Samuti on seal koondatud erinevate Euroopa Liitude parimad praktikad, parimad praktikad just läbi viidud hangete osas, et sealt võib leida samamoodi inspiratsiooni hangete läbiviimisel, et seal on ka omajagu neid ehitushankeid sees. Siis olen pannud siia ka Hollandi ja Rootsi keskkonnahoidlike kriteeriumite leheküljed, et kuna Hollandi ja Rootsi on keskkonnahoidlike riigihangete edendamisel nii-öelda eeskujulikud ja see on nendes riikides väga kõrgelt arenenud. Ja minu poolt oleks siis praegu kõik ja tänan kuulajaid.